No nii, tere! Täna on kolmapäev 28. mai. Survivin. Saan hakkama. Praktika on täies hoos, nagu ikka. Aga see video tuleb natuke teistsugune. Ma mõtlesin, et võiks teha sellise pikem video sellest, mis on seotud millegi muuga praktikaga, sest et eks see on päris esitav ja ennast juba nagu lõbustama ja meelt lahutama. Nii et siis tuleb üks minu teine suur armastus siia videotesse taaskord, mis on raamatud. Ja mõtlesin, et kuidas see saaks olla põnev ka nii, et teie saate sellest osa. On see, et ma ei ole tegelikult ühtegi juuni raamatut veel nagu otsest välja valin. Ma mõtlesin, et ma lasen teil seekord siis valida. Ja ma tegin Instagramis teglitesken. Tegin siis väikse quizi. Ja nüüd ma siis vaatan, et mis raamatut ma hakkan lugema. Ja kaua ma seda siis tänasel päeval pean lugema. Ma panin 4 raamatut valikusse. Kõik need tegelikult on sellised, mida ma tahaks nagu lähiajal hakata lugema, millest ma olen põnevil. Millised raamatud meil siis valikus on täna? Esiteks on mul siis Promise Me Sunshine. Nii, näete, selline. Väga selline suvine raamat, vaadake seda kaant, reaalselt nii ilus. Seda raamatu ma ostsin Hollandist. Ma olen selle autori esimest raamatut lugenud Ready or Not. See mulle meeldis, ma panin selle 4 tärni. See on siis tema uus raamat, mis tuli nüüd aprillis, mais välja. Ja siis räägib siis lühidalt see tekst on siis, et see peategeva tüdruk mälestab oma parimat sõpra, kes siis suri mingitel põhjustel ja siis kohtub grumpy strangeriga. Ehk siis aitab tal natuke siis ellu jälle tagasi tulla. No romance ilmselgelt, selline suvine. Mulle hullult meeldis selle autori kirjastiil eelmine kord. See oli isegi nagu kaalus üle seda lugu, mida ma lugesin. Nii et ma olen väga põnevil sellest raamatust. Ma kindlasti, ma arvan, suve jooksul loen. Nii, teine raamat on Almond. Selline. See on kaasaegne ilukirjandus. Ja vaadake, kui lahe. Ma ostsin selle Viinist Shakespeare'i raamatupoest. See oligi siuke ingliskeelsete raamatute pood, mille nimi Shakespeare and Company. Ja vaadake, nad panid siukse templiga siia. See on millest mega cool. Ja selle raamatut, ma üldse jõudsin selle raamatuni tänu Hollandi raamatu puue omaniku kaudu, kes teeb ka YouTube'i kanalitest ja jagas raamatuid, mis talle meeldivad. Ja seda raamatut ta väga kiidab. See räägib sellest poisist, kes sünnib ja tal on selline nagu diagnoos, et ta ei tunne üldse emotsioone. Ma ei mäleta, mis seda täpselt selle nimi on. Alexithymia. Ehk siis ta põhimõtteliselt ei tunne emotsioone, et ta ei tunne hirmu, viha, armastust, rõõmu, et nagu ta ei tunne neid hirmsaid, neid nagu negatiivseid asju, aga positiivseid. Ja siis räägib tema nagu, kuidas ta perest ja kuidas ta kasvab ja siis ta läheb kooli. Ta satub koolis, siis tekib siuke nagu ootamatu sõprus ühe poisiga, kes siis on nagu just vastupidi väga-väga emotsionaalne, selline just nagu vastand, kes on nagu selline üleemotsionaalne. Nii et siukse sõprusest ja perest ja lihtsalt elust selline. Et sellel on väga nagu head reitingud, see on minu meelest kohe ütlen. See autor on pärit Lõuna-Koreast, mis on nagu lahe, vaata hoopis siuke teistsugune maailm. Nii, siis mul on The Favorites. Siuke mõnus flopi. See raamat on väga ootamatult jõudnud minu raamaturiiulesse, et see on sports romance ja ma ei ole üldse, mulle ei meeldi tegelikult sports romance, sest ma ise reaalselt ainult jooksen ja spordi nagu teemad ei ole minu jaoks siuksed nagu hullud kaasaaravad. Aga selle ma sain talle, kui ma käisin ööbisin Rahvaraamatus, sain kingitusena. Aga et sellel on väga kõrged reitingud, inimesed kiidavad, ütlevad, et see läheb nagu täiesti niimoodi lendab see raamat ja nii-öelda vahe peatükid, kus on nagu selline podcast või nagu intervjuud, et ta nagu selline nagu, ta on ikkagi välja mõeldud lugu, aga et selline nagu erinevaid variante ja ma väga põnevil sellest raamatust ka. Ma arvan, et eks ma lõpuks, et kõik raamatud loen ära. Ja siis siin on The Conditions of Will, Chessa Hastings. Ta on tuntud nende Magnolia Parks raamatute kaudu. Ma olen seda Magnolia Parks esimest osa lugenud. See oli väga raske lugemine, sest see oli nii toksiline selline armastussuhe, et ma iga kord oli nagu mingi nagu facepalm, mis kuidas see võimalik on. Aga still ma olin nii intrigued ja ma ilmselt loeks seda sari edasi. Aga see raamat tal nüüd ilmus aprillis ja seda väga kiidetakse ka. See on siuke romance, sõprus, road trip ja
ma väga-väga juba tahaks ka lugeda seda. Tegelikult nendest 2 raamatut on ikka väga paksud nagu ikkagi, mõtlen kohe palju neid lehti siin on. 436, see pole isegi kõige hullem. Tundub kuidagi rohkem, 445. Vot, need on siis need raamatud, mis on valikus. Ja ma eile õhtupoole panin selle story üles, et nüüd on kell 12 päeval, et ma mõtlesin, et me vaatame, et ma arvan, et äkki juba on selgunud midagi. Nii, okei. 15 tundi tagasi, no see on siuke üle 12 tunni juba, et päris siuke viisakas. Nii, see oli see story tegin. Aga et siis vaatame, milline teist võitis. Okei. Võtaks vot niimoodi. Teatavasti üsna võrdne iseseis, et number 2 valik, mis siis segi rohkem hääli sai, on 34%, aga esimese koha või teise koha raamat on 30%, kolmas kord 20%, neljas 16%. Oi, ja mitu minutit ma seda raamatut siis täna, ehk siis eilse selle pildi järgi ma panin siis nagu homme. Ma panin valikuks 20 minutit, 40 minutit, 60 minutit ja võitjaks osutus 60 minutit. Mul on see aeg täna küll olemas. Ja see 60 minutit tähendab seda, et ma ei pea seda järjest lugema, et ma võin ka teha pausid, aga ma panen taimeri lihtsalt. Nii, see on siis see raamat, mis osutus valikuks. Almond. Ma austades üsna üllatunud. Ega ma midagi sellist infot nagu ei andnud nende raamatu kohta, nii et te lihtsalt põhimõtteliselt piltidega valisite. Aga ma arvan, et see on nagu lahe, sest et ta on kindlasti, et sellel on väga head reitingud, on ju, ma nagu usaldan, et see tuleb hea raamat. Ta on nagu teistmoodi ja aga et ma arvan, et pärast seda võiks olla mingi põnev romance, vaatame. See ei ole väga pikk raamat, see on ainult 250 lehekülge, wow. See on väga lühike, nii et äkki ma loen selle siin päeva 2 ära, kui mul hästi läheb ja siis saame uue raamatu võtta. Okay, mul on siin kohv valmis. Saan hakata lugema seda raamatut. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Nii, nagu te näete, mul on 1 minut ja 36 sekundit alles. Olen jõudnud päris kaugele, see raamat läheb nagu mega ruttu. 104. Ootake, ma näitan niimoodi. See on reaalselt ülihuvitav nagu esimesest hetkest. Ma olen nagu suht kindel, et see tuleb 5-star read ja nagu väga-väga tugev 5-star read. See on nii huvitav ja see on nii, ja siin on ka peatükkide rast mingi 2, 3, 4 lehekülge nagu, et sa oled nagu kogu aeg nagu kaasas ja et sa nagu mõtled kaasa, kuidas see on inimese elu, kes ei tunne nagu ühtegi emotsioone. Ma Ragnaril olen ta juba mingi mitu päeva, mitu tundi üritan maha müüa seda raamatut, veel pole õnnestunud, aga nii et eks näeb, aga ma reaalselt on tunne, et kui mul saab see 1 minut täis, ma võib-olla loen edasi. Eks näeb, ma annan siis teada. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ma arvan edasi natuke, sest see on nii põnev. No hommik täna ma lähen tööle. Aga ma teen praegu postitusi Instagrami. Mul on üsna suure tõenäosus Kalmond täna lõpuni. Nii et ma tegin uue valiku Instagrami. Mul lisasin 2 uut raamatut. Kerri Sotto on tagasi ja mis teine oli? Part of your world. Nii et natuke vaheldust. 2 raamatut on eelmisest korrast ka. Ja teen praegu ka minutite küsimust. Ma arvan, panen täna natuke rohkem minutit, sest tegelikult ma eile jõudsin ka Zippa rohkem lugeda. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Hello! Me oleme siin Kallu ja koeraga. Me läheme nüüd... Kuidas sa naerad? Siin? Mida? Me läheme nüüd maale ja Ragnar peab seal mingeid asju ajama. Aitama muruniidukit tööle panna.
aga mina saan olla Mimmu girlfriend ja wife ja lugeda raamatut. Ma pean lugema raamatut, sest te tegite kurja mulle. Ma pean hakkama nüüd väga palju lugema. Ma pean täna 90 minutit raamatut lugema. Aga noh, vaatame, kuidas see läheb. Ma annan oma parima. Tahaks ikka ära teha, sest ma tunnen nagu vastutust teie ees, kes te hääletasite, et 90 minutit. Aga jah, siis osutus ka valituks uus raamat, see on mul nüüd kuskil taga, eks siis ma praegu seda veel ei näita. Aga et jah, siis ma saan oma Almondi lõpuni lugeda ja siis hakata lugema uut raamatut. Ai, terviseks! Jee, number! Nii, mul on taimeril taaskord mingi 7 minutit alles. Just lõpetasin Almondi ja ma pean ütlema, et nagu ma arvasin, see on 5 tärni. See oli väga ilus ja eriline lugu ja ma arvan, et väga mõtlema panev ja kindlasti ma arvan siuke, et tuleviku klassika. Mul on suht siuke blank space nagu, et ma olen nagu hästi mõtlik, aga selle raamatu ma lugesin nagu täiesti südamest nagu lõpuni, et mul ei olnud seda, et mul nüüd need tunnid või minutid vaja täis teha, et ma reaalselt tahtsin seda lugeda nagu. Jep, ma olen suht nagu sõnatu. Palun nagu kõik lugege seda. Ma soovitasin seda Ragnaril juba üsna raamatu alguses ja I stand by it. Crazy. Nii lahe. Lugemine on rast nii lahe nagu. Nii Eesti suve reaalsus, et sääsed on. Nii et ma tulin praegu autosse. Väga kaua siin maal enam ei ole. Nagu nägite, siis 7 minutit on veel. Ma saangi algust õhu raamatuga, mida siis teie välja valisite. Päris tasavägine oli see seis seekord. Promise Me Sunshine, Cara Bustone'i raamat. Ma olen päris põnevi sellest. See on ka, see tagant see kirjeldus ei ole nagu nii suvine, aga ma arvan, et see kõik see meeleolu ja see raamatu kaas on nagu nii ilus. Nii et ma teen sellega algust, loodetavasti hakkab mul kohe väga põnev. Jah. See on väga lahe challenge, mulle väga meeldib see. Ma naudin. Olen jõudnud oma vlogidega lõpupoole. Vahepeal juhtus niimoodi, et 2 päeva ma... Kuule, Ragnar! Ragnar laseb mulle mingit lolli klippi sinna taustale. Aga et mul on viimane... Mul on siis viimast korda küsisin teilt, et palju ma loen. Mimmu võib ju kaadrisse ka tulla. Nii, oot. Igatahes, ma ei saa hakkama. Ma olen nagu mingi nutivõõras vendest. Nutimati. Ei fokusseeri ära. Igatahes, 60 minutit pean lugema veel juurde. Head lugemist. Yeah. Raamat on ikka sama, Promise Me Sunshine. Ja, ratassin. Okei, hakkame lugema. Hello! Vahepeal on reaalselt möödunud mingi 4 päeva. Mul on lihtsalt väga kiire olnud ja siis minu lugemise väike challenge on, ma ei saa öelda, et on pooleli jäänud, aga lihtsalt väga aeglaselt läinud. Et viimane kord, kui ma näitasin teile, siis ma vist näitasin, et ma pidin lugema 45 minutit ja ma olen sellest lugenud ära põhimõtteliselt pool, et mul on timer peal 27, aga see on siis natuke vähem isegi kui pool. Mingi 15-20 minutit olen see ära lugenud. Ma olen lugenud seda reaalselt nagu mingi
paar lehte, 1 peatükk nagu päevas, et lihtsalt ma olen käinud väga palju praktikal, tööl, lihtsalt elu nii kiire, kui iga vaba hetk mul on, siis ma tavaliselt magan. Aga pole hullu, see ongi elu ja ma loen sellepärast, et see meeldib mulle, mitte et ma pean ennast fundima. Aga jah, et siis võib-olla ma kahtlen, kas ma selle Promise Me Sunshine ära jõuan lugeda, aga lihtsalt siis loen nii palju, kui jõuan. Just pesin juuksed, nii et see on natuke naljakad. See Promise Me Sunshine mulle väga meeldib. Algul oli siuke, et ma ütlesin, et ma ei tea, nagu kuidagi alguses saanud vedama, aga tegelikult 20-30 lehte läks mööda ja mulle nagu väga meeldib. Nagu ma ütlesin, selle autori eelmine raamat võib-olla sisu mõttes ei olnud nagu kõige tugevam, aga mulle meeldis ta, kuidas ta kirjutab. Praegu mulle meeldib see sisu ka. Ja ta on ikkagi nagu selline romance, aga ta on ikkagi natuke räägib ka sellisest eneseavastamisest selles mõttes, et kuidas sa näiteks ise taas tuled ennast iseendana pärast mingit rasket olukorda. Siin raamatus peategelane siis on väga suures leinas. See on nagu spoiler, see lihtsalt oligi juba kirjas seal juba enne. Ja kuidas ta siis hakkab, teeb oma tööd, elab elu edasi, aga samas siis püüab sellest raskest hetkest välja tulla lähedaste inimeste abiga. Ja see on nagu meeldib mulle, et selline nagu homecoming natuke. Vot. Nii et loeme siis edasi. Hävitame seda kella. ja nii on. Through the highways till my shadow turns to sun rays and on